Tere õhtust, head korvpallisõbrad! Järgmise poole tunni jooksul on eeter saate Pall korvi päralt. Kui imestate, miks pole täna siin Maksimmi, siis nii nagu mängijatega käivad ka saatejuhidega kaasas vigastused ja Maksim murdis korvpalli mängides ninaluu, nii et pole praegu eetri kõlbulik. Kui korvpallis öeldakse vigastustega, et ei ole mängukõlbulik, siis meil teles öeldakse, et pole eetri kõlbulik. Nüüd aga tänase saate juurde, kus räägime pikemalt Euroliiga suursoosikust Moskva CSKA-st ja samas pakume teile võimalust tutvuda Eesti teise liiga tegemistega. Persoonilugu räägib täna VTB ühisliiga liidri Moskva Himki ridadesse kuuluvast Soome koondislasest Petteri Koponenist. Saate lõpus saab üks õnnelik inimene aga selle FIFA spordi poolt välja pandud rätiku omanikuks. Lisaks loosime välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse ja kutsume siis kõiki vaatajaid endiselt liituma ka meie Facebooki lehega Pall korvi, kus saab kõikide meie tegemistega kursis olla. Aga nüüd mis muud, kui asume tänase saate juurde. BC Kalev Cramo ridadest lahkus Frank Elegar, Aleksei Petšerov tegi aga debüüdi ning meeskonnaga liitus Keith Benson. Moskva CSKA on Euroliigas 4 parema hulka jõudnud viimasest 12 aastast 11 korral, kuid viimane tiitel pärineb 2008. aastast. Moskva Himki ja Soome koondise liidri Petteri Koponeni eesmärgiks on jõuda NBA-sse. Lõppes Eesti teise liiga põhiturniir ning algamas on heitlus pääsu eest esiliigasse. Sellised ongi tänase saate teemad, aga meie tänaseks stuudiokülaliseks on endine Eesti koondislane ja nüüd korvpallitreenerina töötav Rauno Pehka. Tere õhtust! Tere õhtust! No millega sa, Rauno, üldse praegusel ajal tegeled? Oleme näinud sind Audentese treenerina vahel teleekraanil, aga oled ju tegelenud ka muusikaga tegelikult palju? No eks põhiliselt ikkagi ma tegelen treeneritööga praegusel hetkel. Jah, ma olen Audentese spordigümnaasiumis treener ja siis on mul käesolev hetkel ka üks mini- ja makroklassi grupp, keda ma treenin Audentese spordiklubis. Ehk et need on nagu minu treeneritööd viimased üsna mitu aastat. Ma olen olnud suviti seotud erinevate noortekoondistega. Sellel suvel ma ei ole seotud noortekoondistega, kuid lõpetan oma FIBA treenerikoolituse 3-aastast kursust sel suvel siis. Ehk et need on minu korvpallialased tegemised. Vahetevahel kommenteerin kuskil ka mõnda mängu ja midagi sellist. Muusikaga tegelen ikka vabal ajal hea meelega. Eks inimesed ju kõik tegelevad millegagi peale selle, et nad käivad tööl ja teevad tööd. No üleeile pidas Kalev Cramo järjekordse kohtumise VTB ühisliigas ja hetkel on neil siis tabelis 8 võitu, 14 kaotust ja tegelikult peab tunnistama, et neil on olnud päris edukas hooaeg siiamaani ja pole üldse võimatu, et jõuavad play-offi. Millise mulje sulle on Kalev selle hooajal jätnud? Kalev Cramo mäng on kindlasti kohati jätnud väga hea mulje. On ka olnud selliseid tagasilööke, mis kindlasti on meelehärmi valmistanud nii neile endile kui nende fännidele, aga hetkel on meeskond minu meelest sellises intrigeerivas seisus, et hooaja jooksul on 2 ikkagi tõelist tähtmängijat on lahkunud klubi rivistusest ja asemele on toodud uued mängijad. Petšerov nimena minu meelest on üsna kõlav. Üks mäng tema esituses on nähtud ka, see tegelikult jättis õhku palju küsimärke, et näis tavaliselt, nii nagu Alar Varrak ühes intervjuus minu meelest ütles, peavad nad nüüd hakkama tegelema niisuguse laadsete treeningutega, mida tehakse tavaliselt hooaja alguses, ehk et see võistkond tuleb uuesti tervikuks nii-öelda sulatada. Täna ei ole veel selge, kuidas on Armand Škele seisukord, et millal tema saab võistkonda aidata nii-öelda täiel määral ja juhul, kui jällegi võistkond harjub mängima ühtemoodi ära, siis lisandub Škele, siis loodetavasti toob see nagu käigu juurde, aga jällegi mingi uus rollijaotus tekib. Et selles mõttes keeruline seis, paras pähkel treeneritele puremiseks.
Nii see on, aga eelmisel nädalal liitus Kaleviga uus mängumees ning kuna mängijate registreerimise tähtaeg sai veebruariga läbi, siis on ka teada, millise koosseisuga Kalev nüüd selle hooaja lõpuni jätkab. Valitsev Eesti korvpallimeister BC Kalev Cramo on viimase nädala jooksul läbi teinud mitmed väga suured muudatused. Esmalt siirdus meeskonna põhitsenter Kalevis 3 hooaega pallinud Frank Elegar Euroliiga klubisse Milano Emporia Armani ning seejärel sõlmis Kalev lepingu uue keskmängija Keith Bensoniga. 2011. aastal NBA klubi Atlanta Hawksi poolt valitud 211 cm pikkune tsenter mängis käesoleval hooajal kaasa nii Euroliigas kui ka Eurocup sarjas. Euroliigas viskas ta 7 mänguga keskmised 4,1 punkti ja hankis 3,4 lauapalli. Uus legionär lubab aidata Kalevi VTB playoffidesse. Trying to help the team make the VTB playoffs. I have offense and defense. I can block some shots, so I think I can help the team. Yeah, I can shoot from 15 feet. I like to get up and down, and I think I can move pretty well. So I'll try to get up and down the court. Mina teadsin teda eelmisest hooajast, kui ta Minskis mängis, et juhtusin paari mängu nägema, mis nad eelmine hooaeg mängisid, et eelmine hooaeg ta tegi küll väga hea hooaja, et ma juba teadsin teda juba eelmisest hooajast, et see hooaeg tal kõige säravam ei olnud. Ma neid põhjuseid ei tea, aga kui ta nii mängib, nagu ta eelmine aasta mängis, siis on tast abi kõvasti. Milline mängumees on? Kas ta on nagu Elegar või rohkem Kupsose tüüpi? Ei, ta on ikka siuke kiirema, nagu natuke kõhnema kehaheitse ja kiiremate liigutustega pikk, et tal on ka päris hea siuke keskpositsiooni vise ja vabavise ja hüppab ja jookseb ja rohkem ikka Elegari tüüpi. Möödunud hooajal mängis Kalev Cramo värskeim täiendus VTB ühisliigas Tsmoki Minski meeskonnas, kus kogus keskmiselt 15,6 punkti ja 7,7 lauapalli. Lisaks 26-aastase Bensoni palkamisele jõudis Kalev katseaja pikendamises kokkuleppele Oleksii Petšeroviga, keda nägime platsil ka nädalavahetusel toimunud mängus Peterburi Zeniidi vastu. Algsete kokkulepete järgi pidime täna nagu otsustama, aga väga raske oleks saanud otsustada, kui pole nagu mängimas näinud, aga saime ilusti kokkuleppele tema ja klubi omavahel ja ta katseaeg pikenes ja nüüd on meil 4 nädalat veel aega otsustamiseks. Põhitsenter Frank Elegari lahkumine paneb valitseva Eesti meistermeeskonna üsna keerulisse seisu. Selleks, et pääseda VTB ühisliigas playoffidesse ning muidugi noppida ka koduliiga tiitel, peab Kalev Cramo lootma, et uued mängumehed kohanevad oludega kiirelt ning suudavad meeskonna seatud sihtideni aidata. VTB playoffi unistust maha matnud nüüd ei ole muudatuste tõttu või muudatuste järel? Ei ole, kus ikka muidugi ei ole, aga eks aeg näitab, et Petšerov on meiega meeskonnatrenn ainult paar tükki teinud ja nüüd järgmisest nädalast hakkab Benson ka tegema, et kuidas nad sisse sulanevad, kuidas nad võistkonnaga harjuvad ja nii edasi, et mõnikord läheb see sujuvalt, mõnikord mitte, garantiid ei saa siin keegi anda. Nii palju siis BC Kalev Cramost, aga tuleks nüüd Tartu Ülikooli Rocki korvpallimeeskonna juurde. Nendel aeks jäi tänavu Eurosarjas vahegrupiturniir, kuid ainsana jätkatakse Balti liigas. No millised on siis sinu tähelepanekud Rocki meeskonna kohta? No, Rocki meeskonna puhul kindlasti teeb rõõmu see, et Eesti mängijad kannavad seal põhiraskust ja teevad seda vägagi heal rahvusvahelisel tasemel, mis nagu ka mõned Eesti mängijad Kalev Cramo nimistust, kes peaksid sügisel esindama Eesti koondist, on teinud VTB liigas häid mänge, siis Rockil on ka saanud Eesti mängijad hea rahvusvahelise karastuse. Minu meelest meeskonnana jõuda vahegrupi turniirile on vägagi korralik saavutus. Seal, et sealt edasi saada, selleks läheb vaja tiba õnne, võib-olla ka veidi paremat komplekteeritust, ma mõtlen just välismaalaste osas, sest oleme ausad, et Petšukevitšus on olnud meeskonnale vajalik lüli, aga ikkagi loodetud tasemel võib-olla pole suutnud sel hooajal oma mängu käima saada ja Petrukonis ikkagi ka mängib sellist episoodilist rolli. Seda enam tuleb uhke olla Eesti meeste panusele.
Kuidas sa hindad, kas Eesti need klubid, Rock ja Kalev eriti siis just on nagu Euroopa tipule pigem lähemale läinud või pigem vastupidi, et kui mäletan minu enda lemmikhooaeg Eesti meistriliigas oli arvatavasti see 2008-2009, kui siin mängisid Lainehän, kadunud Nate Fox, ma arvan, et Viktor Sonikitse Rocki poolelt, Tanoka mängis seal, mängisid veel ka Kullamäe Tein. See oli minu arvates üks väga kõva hooaeg. No kindlasti, aga noh, eks need hooajad sõltuvad väga palju klubi eelarvelistest võimalustest, et noh, öelda nüüd ühe hooaja põhjal, et nüüd me oleme kõvasti sammu astunud lähemale Euroopa tasemele, võib-olla tegelikult võib seisneda lihtsalt selles, et klubil oli rohkem raha, suudeti värvata paremaid mängijaid või noh, nagu tol ajahetkel oli, Kalev suutis värvata head mängijad nagu ka Rock, aga samal ajal tekkis seal majanduskriis ja noh, siis Eesti klubid olid võimelised maksma, teised ei olnud, noh, nagu meile vist jõudis hiljem see kätte või noh, ma ei mäleta täpselt enam neid detaile, aga noh, et mille järgi me seda otsustame, et nojah, et kui me võidame mingeid võistkondi Euroopas, siis me lööme vastu rindu, ütleme, et me oleme sammu lähemale astunud, samal ajal kui nemad komplekteerivad ennast tugevamini ja me ei võida neid, siis me saame jälle öelda, et noh, me oleme kaugenenud justkui, et see on selline väga suhteline mõiste, millele ma noh, konkreetset vastust ei tahaks anda. Aga meie järgmine lugu räägibki just absoluutsesse Euroopa tippu kuuluvast Moskva CSKA-st. Moskva CSKA korvpallimeeskonna näol on tegemist tõelise idanaabrite spordiau ja uhkusega. Tegemist on klubiga, mis saab kõikides sarjades kõhkluseta öelda, et eesmärk saab olla vaid võitmine. Nii loomulikult ka käimasoleval hooajal. CSKA ühe põhijõu ameeriklasest legionäri Sonny Viimsi sõnul loodab Keskarmee spordiklubi tänavu võita nii VTB ühisliiga kui ka Euroliiga. Antud sarjad on vaikselt, aga kindlalt liikumas kulminatsiooni suunas ning iga järgneva mänguga on vaja saada üha paremasse hoogu. CSKA peatreeneri Dmitri Situdise sõnul on nad väljakutseteks valmis. We got a big road and a big path in front of us. The good thing for us is we having numbers in practice and that will give us even better practice for us in the future. Who do you think is the biggest opponent for you in the EuroLeague and in VTB? All the top teams in EuroLeague, you know, Olympiacos, Real Madrid, Barcelona, teams like that is always in the Final Four. So we have to look forward to that. And in VTB, we're probably Lokomotiv, Kemke, you know, the normal teams. Are you going to win the title in the EuroLeague and VTB? Hopefully. We're just taking one game at a time. Started with this one. We have a really tough EuroLeague game next week. So like I said, we're just taking one game at a time. And hopefully, you know, we can raise the trophy at the end. Ka Eesti korvpallipublik on viimastel aastatel Vene korvpallihiiu mängu oma silmaga nautida saanud. Näiteks viimati külastati Tallinna kõigest mõni nädal tagasi, kui VTB ühisliiga raames suutsid armeelased Eesti meisterklubi Kalev Cramo alistada koguni skooriga 113-79. Kalevi treeneri Alar Varraku sõnul on CSKA-le peavõimatu vastu saada. Näitasid oma klassi nii-öelda ikkagi, nad on praegu Euroopas ikkagi üks parimaid klubisid. Ma usun, et siukse mängu pealt mõni üksik Euroliiga klubi suudaks neile vastu saada, et enamus nad sellise mänguga võidaks, ma ei oska skoori öelda, aga nad võidaks suht koht kindlalt. Kui Euroopas on CSKA-le raske vastaseid leida, siis mis seis oleks NBA klubidega? Aastaid ka unelmate liigas pallinud Sonny Viimsi sõnul on kõik võimalik. If it was on a neutral ground, we might can, get a couple of the NBA teams, but we're not looking forward to that right now. 1923. aastal asutatud Moskva CSKA on Euroliiga tiitli võitnud aastatel 2006 ja 2008 ning loodab antud tiitli võita ka tänavu. VTB ühisliiga on võidetud 4 korda, sealhulgas 3 viimasel hooajal. Kuidas läheb sel aastal, näitab aeg. Aga tuleme nüüd Euroliiga juurest hoopis Eesti meistriliiga juurde. Rauno, olid ka ise meistriliiga tegevjuht. Miks sellest ametist loobusid? No nii väga, kui see amet mulle ka meeldis, ühel hetkel tekkis olukord, kus ma sattusin ka treeneritööd tegema samaaegselt Audentese spordigümnaasiumisse ja siis algselt 2 viimast hooaega meistriliiga tegevjuhina ma tegelikult töötasin ka treenerina Audenteses ja sellest teise aasta siis nii-öelda täiskoormusel ja oleme ausad, et 2 ikkagi mõlemad suhteliselt vastutusrikkad tööpostid
mingil hetkel tuli teha valik, kuhu poole nii-öelda minna, sammud seada ja sellel hetkel ma kaldusin ikkagi sinna treeneri posti poole, sest kuskil sisimas ma arvasin, et kontoritööd põhimõtteliselt võivad rohkemad inimesed teha kui treeneritööd. Ehk et mind huvitas, kas ma suudan midagi enda õpitust mängijatele edasi anda. Ja kuna ma olin siis noor treener ja ma olen endiselt noor treener, siis ma ei kahetse seda valikut mitte üldse. Olen ennast kõvasti koolitanud vahepeal ja loomulikult näinud ka, et midagi õnnestub ikkagi ka osadele mängijatele edasi anda. Kuidas sa seda tänast Eesti meistriliiga taset hindad? Et üks väga suur trump on minu meelest see, et regionaalselt on korvpallis asi nagu väga hästi paigas, et me saame kaasa elada Valgale, Pärnule, Tartule, Tallinnale. Ei ole ainult mingi Tallinna puntide omavaheline mõõdu. No eks see regionaalse arengu rõhutamine on tegelikult käinud kõik need viimased aastad ja isegi siis, kui mina 5 aastat tagasi veel sellel ametipostil olin, siis oli meil ka Hito võistkond, eks ka Ida-Virumaa oli kaasatud ja selles mõttes loomulikult on olukord hea, et täna tuleb tõdeda seda ka, et ka võistkonnad on nii-öelda kõik konkurentsivõimelised ja heal päeval võivad kõik võita kõiki, vaatamata sellele, et 2 meie lipulaeva on ikkagi kaugel teistel eest ära. Ja loomulikult Audentese spordigümnaasiumi treenerina teeb mulle head meelt, et ka meie võistkond on saanud võimaluse mängida sellisel tasemel. Tase, ma arvan, on väga korralik, kui me vaatame Balti liiga tulemusi, jah, seal üllatusi võib juhtuda, nagu näiteks Kalev Cramo väljakukkumine või vaatame Eurocupi tulemusi või vaatame VTB tulemusi, siis tegelikult meie meeskonnad on nendes liigades konkurentsis. Täna võin öelda, et Audentese spordigümnaasium, kui ükski meistriliiga klubi ei tule meid enam nii-öelda lihtsalt mütsiga lööma, siis sama on ju juhtunud Kalev Cramoga VTB liigas, kus ikkagi väga hoolega valmistutakse Kalev Cramo meeskonna vastu mängimiseks, sest see hooaeg on näidanud, et kõik on haavatavad. Nii see on. Aga me jätkame nüüd ühe persoonilooga ja räägime Soome koondise liidrist Petteri Koponenist. Soome korvpallikoondise liider, tagamängija Petteri Koponen on heaks eeskujuks kõikidele Eesti noormängijatele, kuidas tõsise töö ja tahtmisega on võimalik jõuda absoluutsesse tippu. Juba 2007. aastal NBA drafti 30. valikuna Philadelphia 76ersi poolt valitud Koponen on vahepealsed aastad märgatavalt arenenud ning võib lõpuks tänavuse hooaja järel ära teha oodatud sammu ehk asuda mängima unistuste liigas NBA. I don't know, this is my last year of contract with Himki, so I don't know, it's a pretty interesting time to see what's coming and I keep my options open, but now, like I said, I just try to focus for the season, try to play as good as possible and help the Himki to achieve their goals and our goals, so we will see end of the season what is the situation and where I will continue my career. Kui spordisaate meeskonnale tuli veel suhteliselt ebalev vastus, siis suvise MM-i järel kinnitas Koponen aga ESPNile, et järgmine samm peab olema NBA. Jaanuarikuu lõpus oli ka Eesti korvpallifännidel võimalik näha Petteri Koponeni oma silmaga palliplatsil vigureid tegemas. VTB ühisliigas läksid nimelt vastakuti soomlase koduklubi, liiga 1 liidermeeskond PC Himki ning Eesti meistermeeskond Kalev Cramo. Lahingust väljusid võidukana muidugi nimekad vastased, kusjuures Koponen tõi eestlaste vastu koguni 17 punkti ning 5 resultatiivset söötu. Uurisime, kas Himki ja Koponen mõtlevad ka VTB ühisliiga võitmisest. Well, it's one of our goals, of course. I think we have team to do it, but of course everybody knows CSKA is CSKA and they've been dominating the last years, and I think CSKA is still the team to beat, and there's also a lot other good teams like Kazan, Lokomotiv, Nizhny Novgorod is playing very good, so it's gonna be very tough, but that's our goal and we try to do it.
Kui veel aastakümme tagasi oli Soome korvpall Eestis tagapool, siis tänaseks on mühinal mööda tuhisetud. Peale 1995. aasta EM-il alagrupis viimaseks jäämist pidi Soome uuesti Euroopa meistrivõistlustele pääsemist ootama koguni 16 aastat. Peale 2011. aasta Euroopa meistrivõistlusi on aga pääsetud järjepanu mitmele EM-ile ning vägevalt on mängitud ka maailma meistrivõistlustel. Mis on soomlaste edu taga? Well, I don't know. It's a long journey, you know. I think it's the key thing is to get more players abroad to play better leagues and in tougher competition. And you know, it's a long road. There is no any shortcuts. It's work with the juniors and with the team. But like I said, you know, also Kalev is doing a good job. And there's a lot of basketball is a big thing in Estonia. It's the traditional sports here. So I think also Estonia got good future in basketball, but it's a lot of work. And like in Finland, we are doing the right things at the moment, and I hope also in the future we can be successful. Millised on aga soovid tänavusel korvpalli EM-il? Kas tugevasse A-alagruppi loositud soomlastel on lootust ka edasi pääseda? All the last summers now with our national team we played. Last year we played World Cup, and 2 years before we played the Eurobasket 2 times in a row. So of course it's our for our national team it's great things, and again we go to the next Eurobasket and we try to go to the next round, and it's not going to be easy. We have a pretty tough group, but I think if everybody is healthy and we got a good summer under us before the tournament, I think we have chance to do it. Mida toob tulevik põhjanaabrite ühe parema mängija jaoks, näitab aeg. Oskused ja tahe NBAs mängimiseks on Koponenil igatahes olemas. Hoiame silma peal. Nüüd loosime aga välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse ja seda kõikide fännide vahel, kes siis jagasid meie postitust tänase saate algusaja kohta. No Rauno, ole hea, siin on korvis mõned sedelid, võta siis siit õnnelik võitja välja. Ja võitja on Kaspar Uustal. Palju õnne. Nii et palju õnne tõesti, Kaspar Uustal. Võtame siis teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas oma auhinna kätte saate. Ka täna läheb ajakirja Basketball 6 tellimus uuesti loosi, selleks tuleb siis jagada meie Facebooki lehel peale saate lõppu ilmuvat postitust. Aga jätkame meie tänast saadet nüüd amatöörliigadega. Rauno, ega sul ei ole tekkinud sellist tahtmist ennast uuesti proovile panna mõnes Eesti amatöörliigas? No mingi vahelduva eduga ma ikka olen mänginud, aga juba need ikkagi mängud jäävad mõne aasta tagusesse perioodi. Mall-liigas näiteks lõin kaasa ja veteranide Eesti meistrivõistlustel olen ka mänginud eelmisel hooajal 1 mängu ja hooaeg enne seda 3 mängu, et noh, ei saa öelda päris, et ma ei mängiks, aga ülemäära palju neid mänge ei ole. Ja kindlasti eeldab korvpalli mängimine sellist pidevat valmisolekut, et ma pigem eelistan praegu treeningutel seal nii-öelda noortele ette näidata asju, kuidas harjutusi tuleb teha või midagi sellist, et sellega mu nagu korvpalli mängimine enda puhul piirneb. Selge, aga meie teeme nüüd kokkuvõtte Eesti teisest liigast. Eesti teises liigas lõppes täna põhiturniir. Sellel hooajal tegi kaasa 27 klubi üle kogu Eesti, Narvast Orissaareni ja Valgast Keilani. No mina olen küll öelda, et see tase on kõvemaks läinud, et esiteks need noortevõistkonnad, kes on tulnud, teevad päris kõvasti trenni, siin võtame need Viimsi, meie võistkond on siin Haaberstil, noored mehed on muudes maakondades ka seal Rakvere võistkonnad ja asjad, et see näitab, et tase tegelikult on igal juhul kõvem, aga mänguliselt mulle tundub, et see mäng on läinud ikka kaasaegsemaks ja need tipuvõistkonnad ka ikkagi mängivad sükest korralikku korvpalli, et sükest õllekõhtude jalutamist ja loksutamist enam väga palju ette ei tule tegelikult. Tase on selline üsnagi ühtlane, aga noorte vastu on alati raske mängida, sest võetakse üle välja pressingut ja vanemad mehed ei jaksa enam nii palju joosta. Siis tuleb jälle vastupidi mängida targemalt ja üritada noored üle kavaldada, sest nad on küll füüsiliselt üle, aga neil on vaja veel õppida ikka. Teise liiga meeskonnad madistasid tänavu 4 divisionis, Põhi, Ida, Lõuna ja Lääs. Iga grupi 3 parimat pääsesid play-offi. Põhjast said edasi viimaste aastate valitseja spordiklubi Rimm, teist aastat liigas osalev Postimees Soov ja Kose meeskond Ei Emotsioon.
Idas olid parimad Toila, Jõhvi Hito ja BC Tarvas. Lõunast pääsesid play-offi Torma Sport, Eesti Maaülikooli spordiklubi ja Tartu Ülikooli Rock teine meeskond. Läänes jõudsid edasi Paide, Rapla ja Orissaare esindused. Noore võistkonnal on nagu meil näiteks Keila võistkond on, kus on põhimõtteliselt kõik U19 või nooremad või paar 95 poissi juures. Nende jaoks on ikka väga hea sükke arengu koht ja läbi hooaega näha ka, kuidas see mäng on läinud paremaks kogu aeg. Et me nüüd küll napilt jäime sellest ülemisest play-offist välja, aga näiteks teises ringis mängisime juba päris korralikult, et selles suhtes arengu seisukohalt on see nagu oluline. Kuigi ta võiks olla see süsteem natuke võib-olla isegi parem, et võib-olla isegi neid mänge jääb natuke väheks, et see hooaeg võiks olla nagu pikem, et kui praegu nüüd on, räägime seda juttu, eks ole 1. märts ja sisuliselt on hooaeg läbi, okei, mängime mingit alumist play-offi, siis võib-olla tegelikult poiste oleks hea, kui saaks märts-aprill veel ikka nagu täisväärtuslikult mängida. Plaan on praegu selline, et kui me kõik täiskoosseisu kokku saame, et siis oleme kindlasti, ma arvan, ühed pretendendid finaali jõuda ja siis miks mitte ka esiliigat mängida järgnevatel aastatel. Teise liiga võitja selgub 11. aprillil. Aga nüüd on kätte jõudnud see hetk, kui loosime välja Spaldingu rätiku kõikide oma fännide vahel ja neid fänne on ikka tõeliselt palju. Auhindade jagamine saab teoks tänu FIFA spordile ja olen siis nummerdanud kõik meie fännid suvalises järjekorras. Igal lehel siin korvis on 25 nime. No Rauno, võta siis üks leht ja kõigepealt ütle mulle üks number 1-25-ni. 21. 21 ja võta üks leht siit. Kõik iga lehe peal on siis 25 nime ja vaatame 21. Teet Lainoja. Selline mees on siis võitnud selle auhinna. Nii et palju õnne, võtame teiega pärast saadet ühendust. Ja teatame siis, et kuidas oma auhinna kätte saate. Aga Rauno, suured tänud stuudiosse tulemast ja pall korvi. Ja kuna eile olid Riigikogu valimised, siis veidi poliitikast ka tänase saate lõpetuseks. Läheme nimelt tänase saate viimases videoloos ja vaatame, kui hinnas on korvpall ookeani taga. Pakume teile videopilti sellest, kuidas endine Phoenix Sunsi tagamängija, 3-kordne All-Star ja praegune Sacramento linnapea kutsus linnapeade kohtumisel kõnepulti Ameerika presidendi Barack Obama isiklikult. Ladies and gentlemen, you guys ready? Standing 6'1", 180 pounds, southpaw from Columbia University via Pudaho High School in Honolulu, the point guard of Pennsylvania Avenue, the 44th President of the United States of America, Barack Obama! Selline meeleolukas lõpp siis saatele Pall korvi. Tuletame meelde, et sellel nädalal on pühapäeval Tallinna televisiooni eetris VTB ühisliiga ja Itaalia meistriliiga mäng. Täpsemat infot mängude kohta saate siis Pall korvi Facebooki lehelt. Aga 2 nädala pärast loosime siis välja selle Spaldingu korvpalli ja selle auhinna on siis välja pannud FIFA Sport. Aga selleks tuleb teil siis jätkuvalt liituda meie Facebooki lehega ja kõikide fännide vahel see pall järgmises saates siis loosi läheb. Aga kui täna olime eetris seoses Itaalia meistriliiga mänguga kell 22.45, siis 2 nädala pärast, 16. märtsil, saab meid taas näha tavapärasel ajal kell 21.45. Ilusat õhtu jätku ja kohtumiseni! Y'all ready for this?